Tere, armas teeline! On jälle hea meel alustada uut mõtisklust ja tänase mõtiskluse pealkirjaks on tagasilöögid. Ma arvan, et see ei ole sinu jaoks uus ja sa tead väga hästi, et mitte kõik ei lähe nii, nagu öeldakse eesti keeles lepase reega. Aga ma loen alguseks teksti Rooma raamatu 5. peatükist ja see ütleb järgnevalt. Aga mitte ainult sellest, vaid me kiitleme ka viletsusest, teades, et viletsus toob kannatlikkuse, kannatlikkus läbikatsutuse, läbikatsutus lootuse, aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse püha vaimu läbi, kes meile on antud. Ühel õhtul, kui päike silmapiiri taha vajus, astus üks tüdruk ikka kodu poole, kui äkki hakkas lõõtsuma sünge tormituul. Tüdruk kiirendas sammu, sest teadis, et veel on üksjagu maad minna. Ja juba langeski üksik vihmapiisk tema põsele, siis teine ja enne kui ta arugi sai, oli ta juba läbimärg. Ta hakkas jooksma, kuni paiskas viimaks oma koduukse lahti, samal ajal kui isa talle akna juurest vastu ruttas. Isa mässis tema ümber teki ja küsis. Nägin siin hetk tagasi vihma käes. Aga miks sa iga välgulöögi korral seisatasid, üles vaatasid ja naeratasid? Ja tüdruk ütles, jaa, ma seisatasin, sest Jumal tegi minust pilti. Kuidas aga toimime meie, kui saabuvad elutormid või kogeme tagasilööke sõpruses Jumalaga? Kas laseme pea longu, kui vihmahoog meid tabab, või vaatame üles, teades ja usaldades, et seal on Jumal, kelle poole oma pale pöörame. Täna vaatan, kuidas kasutada elu tagasilööke Jumalaga sõpruse tugevdamiseks, selle asemel, et sõprus nõrgeneks, nagu tihtipeale mõningatega juhtub. Aga vaatleme nüüd tagasilöögi hetki mitmetest lugudest piiblis. Esiteks Jeesusest. Jeesus oli kogu päeva rääkinud suurele rahvahulgale Galilea järve kaldal. Tema sõnad kostusid inimeste mõtteis pikka aega. Ja kui saabus õhtu, pöördus Jeesus oma jüngrite poole plaaniga, öeldes, sõitkem vastaskaldale. Jeesus teadis, et torm võib puhkeda, aga pani siiski ette minna. Ta soovis anda oma lähimatele järelkäijatele tähtsat õppetundi. Tõenäoliselt sa tead, mis edasi sai. Aga loeme Markuse 4. peatükist. Ja sama päeval õhtul jõudes ütles Jeesus neile, sõitkem vastaskaldale. Ja jüngrid lasksid rahvahulgal minna ning võtsid Jeesuse kaasa, nii nagu ta paadis oli. Ka teisi paate oli temaga. Ja tõusis kange tuulispea ning lained lõid paati, nii et paat juba täitus veest. Ja Jeesus oli paadipäras istepadjal magamas ja nad äratasid ta üles ja ütlesid talle, õpetaja, kas sa ei hooli sellest, et me hukkume? Ja tema tõusis, sõitles tuult ja ütles järvele, jää vakka, ole vait. Ja tuul rauges ja järv jäi täiesti vaikseks. Ja ta ütles neile, miks te olete nii arad? Kuidas teil ei ole usku? Ja nad lõid väga kartma ja ütlesid üksteisele, kes tema küll on, et isegi tuul ja järv kuulavad tema sõna. Sellest loost on meil kõrva taha nii mõndagi panna. Jeesus uinus tõenäoliselt ainsal paadis oleval padjal. Kalapaadi ahtris oli tavaliselt üks istepadi, millel istus teadupärast paadi juht. Ahtris oli ja juhtis paati sihtkoha poole. Aga siin on Jeesus, seega paadi juhi kohal. Aga ta jäi nõndanimetatud roolis magama. Teine mõte. Nii mõnegi jüngri jaoks polnud seilamine midagi uut. Peetrus, Jaakobus ja Johannes olid kogenud kalurid.
Nad tundsid Galilea järve ning teadsid, kuidas tormis toimida. Kolmandaks, see on ainus kord evangeeliumis, kus räägitakse, et Jeesus magas. Jüngrite elu ühe halvima tormi ajal, mil nad olid hirmul ja mõtlesid, et hukkuvad, magas Jeesus paadipäras. Ja viimiks, jüngrid reageerisid kriisi ajal nii: kas sina ei hooli? Nad seadsid kahtluse alla Jeesuse iseloomu ja tema armastuse nende vastu. Liiga sageli on meie reageering raskete aegade saabudes üsna sarnane, kas pole? Keset lootusetust püüame ennast päästa, nii nagu jüngritki, või kui tunneme valu ja kaotust, hakkame mõnikord kahtlema Jumala armastuses ja hooles meie vastu ning pidama seda küsitavaks. Lubame endal arvata, et ta peaks tegutsema nii, nagu meie oma inimlikust vaatenurgast mõtleme või näeme. Aga jüngrite puhul nii saab Jumal elutormides teha suurimad imed. Jumal on alati ustav, ka siis, kui tema näiv osavõtmatus on meie jaoks meeletus. Tema on meie tormides koos meiega ja vaigistab tormi, milleks meie ei ole suutelised. Ja küsiksin sinu käest, kuidas sina tavaliselt reageerid, kui kohtud oma elus tormiga? Kuidas mõjutavad sellised hetked sinu sõprust Jumalaga? Kas sa oled kunagi mõelnud sellele võimalusele, millest apostel Paulus räägib 2. Korintuse 5. peatükis? Sest meie käime usus, mitte nägemises. Teine lugu pühast kirjast. Jeesus on mere ääres, tema ümber on kogunud suur rahvahulk. Mees nimega Jairus trügib läbi rahvamassi, langeb Jeesuse jalge ette ja anub teda tõsiselt. Minu väike tüdruk on suremas, tule ja pane oma käed tema peale, et ta saaks terveks ja elaks. See ei ole tavaline mees. Jairus oli suur tegelane, juudi valitseja, tuntud ja lugupeetud mees või ehk tänapäeva keeles öeldakse VIP. Ta oli keegi ühiskonnas. Seetõttu oli ka tema tütar tuntud. See oli ju Jairuse tütar. Aga siin oli just Jairus kõigi tähelepanu keskmesse tõusnud, sest oli just langenud kellegi jalge ette, kellesse ükski tema kaaslastest ei uskunud. See teguviis ületas uudiste künnise. Jeesus vastas tema pakilisele palvele kohe, nagu tehakse, kui midagi on väga oluline. Kujuta ennesele ette. Jairus kiirustab, trügib läbi rahva hulga, Jeesus kohe tema kannul, et Jairuse tütar terveks teha. Kuid teel ülema järel läbi rahva hulga Jairuse koju juhtub midagi. Tekib viivitus. Jeesus kohtab üht naist, tundmatut, isoleeritut, vaest, oma parimas eas, haiget, tõrjutud naist. See naine, rahva hulgas kadunud ja tähtsusetu. Piibel räägib, et tal oli haigus, mis hoidis teda ilmselt aastaid oma toas üksi. Verejooksu korral ei tohiks ta inimeste läheduses olla. Paljud inimesed on tänapäevalgi üksi oma korteris, oma toas. Nende kasulikkus näib olevat nullilähedane. Nad on üksildased, nad kannatavad. Peamine, mida nad oma elus teevad, on käia ühelt arstivisiidilt teisele, mitmete ravimite saatel, kuid tervenemiseta. Paljud inimesed on alla andnud. See on nende elu osa. Alistunud sellele peamiselt seetõttu, et nad on kõike proovinud ja see on parim, mida nad teha saavad. Ja see naine siin piiblis kulutas kogu oma elatise tervishoiule, aga tema olukord halvenes järk-järgult. Ta on ummikus. Või kas ikka on? Veendumuse ja usuga, et Jeesus saab teda aidata,
otsustab ta luua ühenduse sellega, mis tundub tema ainsa lootusena, viimase võimalusena ning trügib ka tema läbi rahva hulga, püüdes meeleheitlikult Jeesuseni jõuda. Keegi ei saanud teda peatada. Ta nägi, et Jeesus on missioonil. Järgnes sellele väga tähtsale ja tuntud mehele. Ta ilmselt mõtles, et ma ei saa teda tülitada. Ma ei ole kellegile oluline, vaid et kui ma saaksin vaid puudutada tema riideid, siis ma saaksin terveks. Jeesuse nägemisest kaugelt ei piisanud ja sellest ei piisa ka tänapäeval. Jumal väljendab oma sõnas, et juhuslik, rutiinne, harjumuspärane, mehaaniline religioon ei ole tõeline asi. Selle asemel leiavad Jeesuse üksnes need, kes teda otsivad, kui nad otsivad teda kogu südamest. Nii ütleb piibel. Mooses ütles igatsusega, et ma tahan sinuga kohtuda. Kui ta rääkis seda Jumalale, näita mulle, kes sa oled. Targad rändasid kaugele, et näha Jeesust. Kreeklased, kes sünagoogi tulid, teadsid, et nad ei ole sealt teretulnud ja neid ei lasta sinna sisse. Nad soovisid vaid näha Jeesust lähedalt. Õndsad on need, kes nälgivad ja jänunevad Jumala järele. Jeesus ütles, otsige ja te leiate. Müüge kõik, mis teil on. Otsige kõigepealt Jumala riiki ja tema õigust. Kuid see naine tungleb edasi, jõuab piisavalt lähedale, sirutab käe ja suudab puudutada Jeesuse kuu äärt ning siis see teostub. Kohe ta on tervenenud. Veritsemine peatus. Ta tunneb seda, ta teab seda. See tõesti toimus. Jeesus peatus seda maid ja küsib, kes mind puudutas? Ja ta näeb naist, hirmunud ja värisevat. Tütar on Jeesuse esimene reaktsioon. Jeesus kutsub teda tütreks. Ta ei pruugi olla kellegi ühiskonnast tähtsa isiku tütar, kes oleks talle pärandanud mõisa, kes oleks andnud ilusad geenid, aga Jeesus ütleb, et sa oled minu tütar. Sa oled mulle sama väärtuslik kui Jairuse tütar. Keegi pole tema hoole või kontrolli alt väljas. Jeesus jätkab, tütar, sinu usk on sind aidanud. Mida me sellest loost näeme? Usk pluss tegutsemine võrdub usk ehk siis usukohaselt elamine. Võtke üks muutujatest, siit matemaatikast välja, kas usk või tegutsemine ja see on surnud. Tulemus on 0. Tema usk ütles, kui ma saan vaid puudutada Jeesuse kuu äärt. Miks siis äärt? Teadupärast ülempreestri kuue äär oli palistatud kuldsete kellukeste ja linaste granaatõuntega. Milline tähendus neil võiks olla? Granaatõun on üks kõige maitsvam ravim, mille Jumal meile on jätnud. See on võimas ja tervendav vili, seega siis granaatõun. Viljad, seemned, kest, õied, lehed ja koor, kõigil on meditsiinilisest vaatenurgast väga oluline toime ning neid on kasutatud mitmesuguste haiguste raviks, näiteks hüpertensioon, südamehaigused, põletik, vähk, oksüdatiivne stress, kõrge kolesterooli tase, insuliiniresistentsus, immuunsüsteemi dysregulatsioon ja seedimissümptomid, veritsushäirid ja nii edasi, nii edasi. Sinul ei ole probleemi, millele Jeesusel, meie ülempreestril ei oleks olemas ravi. Ta palub meie ülempreestrina, et meid tervendada, et meid terveks teha. Vaene Jairus mõtleb eneses, Jeesus, minu tütar, kõigepealt, ta on suremas. Sa võid selle naisega tagasiteel rääkida ja temaga toimetada.
Jairus saab sõnumi, et on juba liiga hilja. Tema tütar on surnud, nii talle teatatakse. Jeesuse kutsumisest pole enam kasu. Või kas ikka ongi nii? Jeesus kuuleb seda ja ütleb Jairusele, ära karda, usu vaid. Sa paned tähele, hirm on usu hävitaja. Usu. Jairus kuulis just, tütar, sinu usk on sind aidanud. Jeesus räägib surnud tüdrukuga ja kui Jeesus räägib surnud inimestega, siis nad elustuvad. Nad tehakse terveks ja see on tõsi nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Jumal saab teha elavaks igaühe, kes on patus surnud. Efeesuse 2. peatükist me saame lugeda. Aga Jumal, kes on rikas halastusest, oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud, isegi kui me olime surnud üleastumistes, on meid elavaks teinud koos Kristusega. Järgmine kogemus, milline oli Hiopil, on järgmine. Kui mõtleme piiblis kirjeldatud tagasilöökidele, tuleb vist esimesena kindlasti meelde Hiop. Ta ei kaotanud mitte üksnes kogu oma varandust, vaid ta kaotas ka oma lapsed ja oma tervise. Ja siis püüdis tema naine teda veenda, et ta neaks Jumalat ja sureks. Punkt. Mõne aja pärast tulid Hiopit vaatama 3 sõpra. Hiopi väljanägemine vapustas neid niivõrd, et nad istusid koos temaga sõnatult 7 päeva. Kui nad lõpuks kõnevõime tagasi said, pakkusid nad inimlikke põhjendusi selgitamiseks, miks oli niisugune õnnetus Hiopit tabanud. Aga seda tehes suurendasid nad tahtmatult Hiopi kannatusi. 3 sõpra süüdistasid Hiopit, väites, et tema elus peab olema mingi salavatt, mida tuleb kahetseda. Nad ütlesid lausa nii, tõesti, nõnda sünnib ülekohtu tegija hoonega ja nõnda selle paigaga, kes Jumalat ei tunne. Aga kuulake nüüd, kuidas Hiop sellele vastas. Hiop 19. peatükk. Oh, et mu sõnad ometi kirja pandaks, et need raamatusse kirjutataks, raudsule ja tinaga uurendataks kaljusse igaveseks ajaks, sest ma tean, mida? Sest ma tean, et minu lunastaja elab ja tema jääb viimsena põrmu peale seisma. Ja kuigi mu nahka nõnda on nülitud, saan ma ilma ihutagi näha Jumalat, teda, keda ma ise näen, keda näevad minu oma silmad, aga mitte mõne võõra. Mul kõdunevad neerud sisikonnas. Vaata, kui ma lähen itta, siis ei ole teda seal. Või läände, siis ma teda ei märka. Kui ta on põhjas tegutsemas, siis ma teda ei silma. Kui ta pöörab lõunasse, siis ma teda ei näe. Kuid tema tunneb teed, mida mina käin. Katsub mind läbi. Ma tulen sellest välja nagu kuld. Mu jalg on püsinud tema jälgedes. Ma olen pidanud tema teed ega ole kõrvale läinud. Tema huulte käskudest ei ole ma taganenud. Ma olen oma põues talletanud sõnad tema suust. Hiop jäi selleks, kes ta oli. Hoolimata ümbritsevatest traagilistest sündmustest ja tõsiasjast, et sõbrad teda ei mõistnud. Hiop püsis Jumalas. Ta ei süüdistanud Jumalat ega neednud teda. Siis, kui teda kiusati Jumalat süüdistama, teatas ta hoopis, alasti olen ma emaihust tulnud ja alasti pöördun ma tagasi. Issand on andnud ja Issand on võtnud. Issanda nimi olgu kiidetud. Aamen. Ärgu olgu sulle üllatuseks, et ka meie elame keset suurt võitlust. Saatan vintsutab meid vaeva, kannatuste, kaotusvalu ja eluraskustega, mis osana tema plaanist moonutab meie pilti armastavast Jumalast. Sellisel ajal saame vastata ühel moel 2. Kas süüdistada Jumalat ja temast loobuda või klammerduda kogu jõust tema külge.
Kui ümberringi möllab võitlust, tuleb meil meeles pidada, et igaviku valguses on meie praeguse hetke hädad vaid ajutised katsumused. Tegelik pilt on palju suurem, kui me praegu näeme, ning uskliku jaoks on üheks suurimaks proovikiviks usaldada Jumalat ka süngetel aegadel. Jumal on mitmel moel ilmutanud meile oma armastust. Meie eesõigus on klammerduda üliolulise tõe külge, Jumala armastuse külge, isegi siis, kui me ei pruugi seda hetkel tajuda. Kui sina juhtud olema praegu raskustes, rutta Jumala juurde. Võta oma piibel ja märkming ning viibi koos Jumalaga looduses. Kirjuta välja näiteks Rooma 5. peatüki 3-5 salmini ja mõtiskle selle tekstilõigu eri sõnumite üle, uskudes, et Jumala armastus ja hoolitsus sinu eest on sinu elu kindlaim ja püsivaim osa. Aga tagasilöökide kohta on piiblis veel näiteid. 2 jüngri jaoks, kes vahetasid mõtteid äsja kogetud sündmuste ja kuulduste üle, olid viimased nädalad olnud pingelised. Võidukas sissesõit Jeruusalemma ja templi puhastamine, paasapüha pidamine ülemises toas, Jeesuse palve Geetsemanis, Juudase õel reetlikkus, kohtuprotsess, pilkamine ja peksmine, Jeesuse haavatud ihu ristil ja tema viimased sõnad enne ta viimast hingetõmmet, mil pärastlõunane taevas muutus mustaks. Templi eesriide vali katki kärisemine, õigete haudade avanemine, Jeesuse ihu õrn mahavõtmine ristilt ja enne hingamispäeva hauda panemine. Ja siis segadus, heitumus ja küsimused jüngrite meeltes. Kuidas nad küll nii valesti olid asjadest aru saanud? Jeesuse järelkäijad olid pettunud, meeleheitel ja segaduses. Tegemist oli nende elu suurima tagasilöögiga. Nad ei näinud seda, et tegemist oli kõikide aegade suurima looga. Kui 2 neist nüüd Emmause poole teel olid, lähenes Jeesus teekäijatele. Ja nüüd on paras hetk lugeda Luuka 24. peatükist ja 16. salmist edasi. Aga nende silmad peeti nii, et nad teda ei tundnud. Ja ta ütles neile, mis kõned need on, mis te käies kõnelete isekeskis? Siis nad seisatasid kurvanäolistena. Aga teine, nimega Kleopas, vastas ning ütles temale, sinaks üksi elad kui võõras Jeruusalemmas ega tea, mis neil päevil seal on sündinud. Ta küsis neilt, mis siis? Aga nemad ütlesid, see, mis sündis Jeesus naatsaretlasega, kes oli prohvet, vägev teolt ja sõnalt, Jumala ja kõige rahva seas. Kuidas meie ülempreestid ja vanemad on andnud ta surma mõista ja on ta risti löönud. Ent meie lootsime tema olevat selle, kes Iisraeli rahva lunastab. Aga peale selle kõige on täna 3. päev, kui see sündis. Ka mõned naised meie seast, kes puhtajal haual käisid, on meid ehmatanud. Kui nad tema ihu ei leidnud, tulid nad ja ütlesid end näinud olevat ka inglite nägemust, kes ütlevad tema elavat. Ja mõningad neist, kes olid meiega, läksid hauale ja leidsid nõnda olevat, nagu naised olid ütelnud, kuid teda ennast nad ei näinud. Tema ütles neile, oh te mõistmatumad ja südamest pikaldased uskuma seda kõike, mis prohvetid on rääkinud. Eks Kristus pidanud seda kannatama ja oma auhiilgusesse minema. Ja ta hakkas peale Moosesest ja kõigist prohveteist ja seletas neile, mis temast kõigis kirjades oli öeldud. Ja kui nad lähenesid külale, kuhu nad olid minemas, tegi ta enese eemale minema. Ja nad käisid temale peale ning ütlesid, jää meie juurde, sest õhtu jõuab ja päike veereb. Ja tema läks sisse nende juurde jääma.
ja sündis, kui ta nendega istus lauas, et ta võttis leiva, õnnistas ja murdis ning ta andis neile. Siis nende silmad läksid lahti ja nad tundsid tema ära ja tema kadus nende silmist. Ja nad ütlesid üksteisele, eks meie süda põlenud meie sees, kui ta teel meiega rääkis ja meile kirja seletas. Ja nad tõusid samal tunnil ja läksid tagasi Jeruusalemma ja leidsid koos olevat need 11 ja kaaslased, kes ütlesid, issand on tõesti üles tõusnud ja Siimonile ilmunud. Ja nemad ise jutustasid, mis teel oli sündinud ja kuidas nad tema olid leiva murdmisest ära tundnud. Kas sa panid tähele, 2 jüngri silmad avanesid ja siis nad kiirustasid Jeruusalemma, et rääkida sellest, mis teekonnal oli juhtunud. Kui siis Jeesus äkki nende keskele ilmus, olid nad kohkunud. Vaata tähelepanelikult, mida Jeesus teelistele ütles. Miks te olete nii kohkunud ja miks sellised kahtlused tõusevad teie südames? See on Jeesuse sõnum ka mulle ja sulle täna. Liiga sageli me kipume unustama, et Jeesus kõnnib meie kõrval, orgudest isegi läbi minnes. Liiga sageli ei tunne me teda ära. Liiga sageli unustame, et lugu on palju suurem. Liiga sageli tunneme ärevust ja lubame südames tõusta kahtlustel, unustades, et Jeesus hoiab meie elu turvaliselt oma kätes. Ja siin liiga sageli mõtleme, et meie teame Jeesusest paremini, mis meie elus päriselt toimub. Piibel annab meile head nõu selle kohta, kuidas saame kristlastena reageerida katsumustele ja tagasilöökidele. Aga kui ma küsiksin sinu käest, kas sina tahad näha Jeesust? Mitte ainult teoorias, vaid tõeliselt. Olla tema varjamata ligiolekus. Ja ma saan kinnitada seda, et tema armu läbi saad sa kindlasti seda. 1. Thessalonika 4. peatükis kinnitatakse meile, et issand ise tuleb taevast alla. Edasi piibel kinnitab, et need, kes on ustavad, olgu nad siis Kristuses elavad või magavad, näevad Jeesust. See on tuleviku kindlus, mis põhineb ülestõudmislootusele. Kuid Mattuse 5. peatükk lisab veel ühe lubaduse. Ja seal öeldakse, õndsad on südamelt puhtad, sest nemad näevad Jumalat. Niisiis Jumala nägemine pole mitte ainult eschatoloogiline ehk tuleviku teema, see on ka suhteline. See on seotud südamega. Jeesus laiendab seda mõtet Johannese evangeeliumi 14. peatükis öeldes, kellel on minu käsud ja kes neid peab, see armastab mind. Ja mina armastan teda ja ilmutan ennast temale. Sõna ilmnema tuleb kreekakeelsest sõnast, mis tähendab ilmuma, selgelt nähtavaks tegema, avalikult ilmutama. Seega Jeesus lubab meile eneseilmutust olevikus, täna, mitte ainult nähtavust tulevikus. Kuidas meie taevane isa meiega kohtub? Seda näeme kõige selgemalt tähendamissõnast Luuka evangeeliumi 15. peatükist. Seal me näeme, et isa lihtsalt ei oota käed rinnal, uksel. Piibel ütleb, et ta jookseb pojale vastu. Seega kohtumine toimub enne, kui poeg jõuab koju. Samamoodi kohtub Kristus meiega teel, enne, kui meie maine teekond on lõppenud. 46. psalm kuulutab, Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie abimees hädas ja väga käepärane.
Jumal ei ole kaugel ega vaikne enne ajaloo lõppu. Ta on kohal juba praegu. Kuidas Kristus end tänapäeval tuntuks teeb? Jeesus ilmutab end mitmel moel. Esiteks oma sõna kaudu, teiseks inglite või ettenägeliku kaitse kaudu, siis läbi kaasinimeste lahkuse ja mõnikord võib ta end ilmutada isegi sõna otseses mõttes vastavalt oma tarkusele ja meie vajadustele. Ustav tunnistaja on öelnud järgnevad mõtted. Kristus kohtub oma rahvaga sügava vajaduse hetkedel. Tema kohalolek toob kindlust, julgust ja rahu. See, kuidas see kõik teostub, võib erinevatel eluhetkedel erineda, aga lubadus on ikka seesama. Jeesuse nägemine ei piirdu mitte ühe hetkega kunagi tulevikus, maailmaajastu lõpus. Me näeme teda siis ja tema armu läbi võime teda kohata juba täna, praegu. Kristus ei oota meid lihtsalt kusagil sihtkohas. Ta kõnnib meie poole, et kohtuda meiega seal, kus meie hetkel oleme. Olgu see ka sinu kogemus ja rõõm, et issand on sulle väga ligidal. Peatse kohtumiseni.